No nii, Epa Rapla peatreener Indrek Ruut. Siin me siis taas kord oleme hooaja alguses vahetult siin enne suurt esiliiga uut tulemist. Me siin samas saalis istusime, et vaadata siis hooajale nii-öelda ennetavalt otsa ja mõlgutada mõtteid. Siis seekord siis püüame siis sellele kõigele veidikene tagasi vaadata äkki, et vaadata, mis oli hästi, mis võib-olla mitte nii hästi ja kuulata siis sinu arvamusi ja mõtteid. Lükkan sind kohe niimoodi esimese hooga tanki, küsin kohe, kui sa peaksid 3 sõnaga, ma saan aru, et see on peaaegu et võimatu, aga ise loomustama seda hooaega, siis mis esimesena pähe tulevad? Tavaliselt trenni algab ju niisugust soojendusega ja kergete harjutustega, sa alustad intervjuud kohe kõige raskemalt, nii raske küsimusega, et No võt. No mis mul pähe lööb esimese asjana? Välja kutsub, raske ja lahe, vägev, midagi niisugust. Noh, keerutasid välja väga hästi. Aga paneme siis edasi, kui sa nüüd sellisel kujul ütleme siis ikkagi meil esimene hooaeg selles esiliigas, et mis emotsiooniga sa praegu sellele kõigile tagasi vaatad? Mis tunded tekivad? No, ma ei tea, eks me peame nendest lõpumängudest peale algama selles mõttes, eks see kujundas lõpuks seda emotsiooni ja arvamus kõige rohkem, et kellele siin spordimaailmas ikka väga meeldib 4. jääda ja kui ma võime ju korraks unistada, et kui ma saaksin ROK-i presidendiks, siis esimene asi, mis ma ära muudaks, ma muudaks selle ära, et kõik poolfinaalide kaotajad saavad pronksmedalid ja nende jaoks on hooaeg läbi. Minu meelest mõnel alal täitsa see isegi on olemas, et kui maadluses ja vehklemises, kui poolfinaali kaotad, siis on kõik pronksid kaela ja nägemist, et eks see pronksi mäng on mõnes mõttes väga raske ja keeruline ja see 4. jäämine mõnes mõttes paneb võib-olla ka niisuguse ebaõiglase punkti sellele hooajale ja nagu ei anna võib-olla niisugust õiget emotsiooni, aga kahjuks sellega peab arvestama ja noh, ma olen alati, ma olen juba nii kaua seal alases olnud, et ma olen öelnud, et korvpall oma olemuselt ikkagi on niisugune väga juhustes kinni ja ootamatutes kinni mäng, et kus asjad ei pruugi alati sinust sõltuda. Ja kui sa nagu treenerina, mängijana, klubijuhina, toetajana nagu ei arvesta nende asjaoludega, et kõiki alati ei saa võita ja alati kuskil kuklasagalas peab ka teadmine olema, keegi peab ka 4. jääma, siis kui sa seda ei austa või ei respekteeri seda teadmist, siis tuleb millegi muuga tegeleda. Et nii ta kahjuks on spordis ja ma olen oma elu jooksul ikka väga palju kurba meelt teistele ka tekitanud sellega, et kas neid veerandfinaalis võitnud või finaalis võitnud või 3. koha mängus võitnud, et alati ei saa võita ja alati ei jää ka 4., nii et see aasta 4., järgmine aasta võib-olla 1., et nii need asjad käivad. Et selles mõttes, et sellel hooajal nagu oligi minu jaoks nagu 2 nägu, et põhiturniir ja siis see play-off, et põhiturniiri me võitsime, aga ma ei pidanud tegelikult kuni põhiturniiri lõpuni, ma ei pidanud nagu Epa Raplat või meie enda võistkonda nagu kõige kõvemaks võistkonnaks esiliigas. Et esiliigas on teatud niisugused omad nüansid, millega peab arvestama. Esiliiga võistkonnad ei ole professionaalsed võistkonnad. See tähendab seda, et mis võib-olla andis meile nagu eelise põhiturniiril oli see, et meil oli vigastusi vähe. Me mängisime praktiliselt kõik mängud põhikoosseisuga või täiskoosseisuga. Me tegime kõikideks põhiturniiri mängudeks korraliku ettevalmistuse, skautingu, video, nii nagu vaja, ja see kindlasti andis meile nagu teatud eelise, et kui ma mõtlen meie lähikonkurentide peale siin võib-olla Raegi ja sama Kadrina, kellega me Raplas põhiturniiri esimese mängu mängisime, siis nendel kindlasti see asi nagu põhiturniiril nii roosiline ei olnud. Et selles mõttes see põhiturniiri lõplik järjestus võib-olla ei peegelda 100% seda jõudude vahekorda, et ma jään endiselt enda juurde, et me olime üks tugevamatest, aga võib-olla mitte kõige tugevam võistkond see aasta esiliigas. Play-offi puhul on alati, et niisugused
ütleme siis nii, et ega mul pole ka elus, ma olen küll 25 aastat treener olnud, aga sellist kogemust mul pole olnud, et kus sisuliselt, kui play-off'i jõudis 8 võistkonda, siis ma julgen väita, et 5 nendest, 5,5 võistkonda oleks võinud rahulikult selle kuldmedali kaela riputada. Ma ei mäleta, et ka kunagi Eesti-Läti liigas või ka kuna Eesti meistriliigas oleks nagu selline, nii ühtlane tase olnud, et selles play-off seerias tuli olla valmis kõigeks, võis kõike juhtuda ja selles mõttes see, et me see aasta 4. jäime, mõnes mõttes on see kurb, aga mõnes mõttes on see ka sihuke hea, kuidas ma ütlen, õppematerjal või olukord, mis peaks tekitama meis sihukese hea sportliku viha, proovida järgmine aasta paremini teha. Et pikk jutt, lohisev jutt, aga see hooaeg oli nagu koosnes 2 osast ja ma ei ütleks, et kumbki nagu lõpuks nagu halb või kurb oli, et omad valud ja võlud on mõlemal ja mis selle play-offi puhul või miks ma võib-olla väga kurb ei ole selle 4. koha üle, on see, et minu meelest vähemalt, ma tean, et kindlasti keegi teine arvab teistmoodi, me mängisime play-offis enamus mänge, kui me jätame need mingid tõusud ja mõõnad ära, et väga palju mänge oli meil selliseid, kus me seal avastasime ennast järsku -20 ja pidime hakkama järgi tulema, siis suures pildis ma julgen väita, et me mängisime play-offis oma selle hooaja parimad mängud. Kindlasti nagu rünnaku poole pealt eriti, aga selle asja nagu see pahupool või nonsense on see, et teatud mängudes vastased mängisid veel paremini. ja see on jälle see koht, kus pigem mitte nagu vinguda, nutta, viriseda ja ära peita ennast kuskile, vaid au anda vastasele ja ma ei tea, kui võtame selle poolfinaalseeria, ma ei tea, kas Joonas Järvelainen suudaks üksigi saalis sellise viskekontserdi veel korraldada, mida korraldas meie vastu või mida Allor pani pronksiseerias siin ja neid ja ise meil ju endalgi Kustas seal tegi suurepäraseid mänge. Et selles mõttes ma julgen väita, et meil ei ole ikkagi suures pildis midagi häbeneda. Koht on 4, ei meeldi kellegile, aga suures pildis me tegime hea hooaja. Sirge seljaga minu meelest me võime siin Rapla vahel ka suvel ringi käia, et pole põhjust häbeneda midagi. Nii et selle 4. kohaga ja sellest nii-öelda siis, mida siin suured pealkirjad kõik kirjutasid, et 1 viske kaugusele jäänud pronks, et sina oled sellega rahu teinud ja tegelikult on see justkui ikkagi lõppkokkuvõttes osa korvpallist ja loomulik asjade kõik. No just, ma just kirjutasin, et need asjad, Tom Kaldre pronksi seerias see viimane vise, jah, me võime ka norida selle peale, et võib-olla Jan-Märten Ratas oleks pidanud hoidma lõpuni või mida iganes, aga see ongi see, ma ka korra juba ütlesin ka siin intervjuus, et korvpall koosneb hulgast juhustest, hulgast ettearvamatustest. Tom Kaldre võib saali tulla, sealt nurgast panna järgmised 100 viset sisse ja selle 101. paneb mööda, et ega ta sellepärast kuidagi halvem inimene ei ole, ta ei ole kuidagi, ma ei tea, midagi halba kellelegi teinud, nuga selga löönud, et üks päev sisse, teine päev mööda, et tuletame siin korraga seda põhiturniiri veel meelde, et Sven Kaldrale kindlasti on peas need numbrid, täpselt mul ei ole, aga ma pakun umbes, et ma väga mööda ei paneks, et me vist võitsime 7 mängu järsku, kas lisaajal või 2 punktiga või 1 punktiga või midagi sellist, et kas meil sai siis õnnekarikas täis põhiturniiril või et nii ja naa, aga selle siin ei ole nagu nutta midagi, et täpselt nagu sa ütlesid, 1 vise oleks teinud sisse, 1 vile võib-olla oleks olnud kuidagi teistmoodi ja me oleks see hooaja lõpp hoopis teistes värvides rõõmsam olnud, nii et see on spordi osa, korvpalli osa. Täpselt nii on, täiesti nõus. Kui palju sa tunned, et kui palju läks kokku, ütleme siis see pilt, millisena sa hooaja eel kujutasid seda meeskonda ja siis versus see, millisena see kõik siis lõpuks välja kujunes? Ei lähe kokku. Esimene asi see, et me, kui päris algusse minna, meil oli eesmärk koostada võistkond siis nii palju kui võimalik Rapla, nagu kes on Raplas kasvanud, mänginud, mida iganes Raplaga seotud nagu mängijatest, et see mõnes mõttes pani ka teatud piirid ette ja esiliiga kindlasti ei ole selline liiga, kus sa saad komplekteerida võistkonna päris nii, nagu sa tahad, mingid teatud mängijate valikud on nagu piiratud ja nii edasi, et hiljem lisandus ikka, kuna Kajupank ei tulnud meile mängima, siis lisandusid meile Einakroon ja mõne aja pärast ka Joonas Schein, kes Joonas Schein on mänginud Raplas,
aga noh, kumbki võib-olla otseselt ei ole nagu Rapla inimesed selles mõttes, aga et Joonasel on mingi kokkupuude, Einakroon siis tegime ta sellel aastal Rapla meheks. No. Markus Ruubel ka alguses, no võib-olla peaks siis sellega korraks nagu lahti rääkima. Markus Ruubeliga oli selles mõttes kõik nagu aus ja ei olnud mingit probleeme, et hooaja alguses istusime Markusega maha, tema rääkis oma mõtted ära, meie rääkisime oma mõtted ära, sai Paide, mina olin teadlik, et Paide tahab teda, rääkisime ka Paide eestvedaja Anno Viilupiga, tegime nagu selles mõttes võrdsed pakkumised, et pall jäi Ruubeli kätte, pidi otsustama siis kumba korvi ta viskab, kas Paide või Rapla. Otsustas Paide kasuks, ütles, et tahab keskkonna vahetust, täiesti aktsepteeritav, eluaeg siin Raplas olnud, las läheb proovib, et ei olnud mingeid probleeme, mingeid valesi, mingeid luiskamisi ei olnud, et see oli tema otsus ja mina ja kogu Rapla võistkond, me aktsepteerisime seda. See, et ta lõpuks Rapla tagasi jõudis, oli mõnes mõttes loomulik võib-olla asjade kulg ja veel korra tahan rõhutada, et meie siin küll mingit ussi ei mänginud või ei susserdanud, ei ussitanud, et ei meelitanud teda iga nädal või iga kuu, et see oli tema enda otsus ja minu sõnum oli lihtsalt talle see, et ta on, kuna ma olen teda ise nii palju oma elus treeninud ja ta on alates, ma ei tea, 8 aastast Raplas korvpalli mänginud, siis tema jaoks on alati Rapla võistkonna nagu uks avatud ja sellepärast see Ruubel siia ka tagasi jõudis. Aga nüüd tagasi tulles selle juurde, millisena ma nägin seda võistkonda hooaja alguses ja millisena ta lõpuks välja nägi hooaja lõpus, siis ma pean jälle tulema selle juurde, et kogu selle pika treeneri tööaja jooksul, mis ma olen treeneritööd teinud, siis sellist võistkonda ma ei olnud treeninud. Olen olnud nagu niinimetatud profivõistkonna treener, on olnud noortetreener, igasuguseid asju teinud, aga sellise võistkonna treener ma ei olnud, kes treenib ikka, kes ei ole profid. Enamus mängijad käisid tööl, õhtul saime kokku, tegime trenni ka mitte iga päev, osad trennid olid individuaalselt ja nii edasi, et eks mu ootused ja lootused või see nägemus, kuidas see võistkond peaks kevadel mängima, oli sügisel teistsugune. Ja siis ühel hetkel ma nagu kohanesin selle olukorraga, ma sain aru, et me ei suuda neid asju kõike ellu viia, kuna lihtsalt see treeningmaht on teistsugune, mingi kriitiliselt suur hulk mängijaid oli ka ikkagi väga selgelt välja kujunenud oskuste ja harjumustega, et neid muuta oli nagu väga keeruline ja ka võistkonnal ise ma ütlesin hooaja alguses, et ma alati nagu tahan, et mu võistkond või see võistkond, mida ma juhin, et teeks ka mingeid asju natuke nagu teistmoodi, mulle ei meeldi mängida niisugust klassikalist igavat korvpalli, et selles mõttes oli ka uusi asju, mida me proovisime juurutada, mis olid mõnele mehele lihtsamad, mõnele mehele raskemad, aga selle pika jutu lõpetuseks ja lohiseva jutu lõpetuseks igal juhul see võistkond ei mänginud nii, nagu ma oleks tahtnud, aga see ei ole nagu selles mõttes halvas mõttes mõeldud, et lihtsalt ka minul puudus see kogemus ja ma arvan veel korra, ka nagu ma eelmises vastuses ütlesin, et me mängisime tegelikult päris ägedat kossu lõpuks kevadel. Oli võib-olla, kes mind tunnevad ja teavad treenerina rohkem, et teavad, et minu jaoks on alati olnud see vundament on nagu hästi tugev kaitsemäng, aga ma olen olnud ka aastaid nagu või enamus oma elust selliste võistkondade treener, kus pildil või ütleme mängus püsimiseks on vaja mängida surmavat kaitsemängu või tapvat kaitsemängu, siis see aasta oli võistkond, kus mulle tundus, et me võiks olla väga hea ründevõistkond just vastupidi. Ja võib-olla sellepärast paljudele ka ootamatult me ei olnud võib-olla maailma parim kaitsevõistkond see aasta, aga me olime üks esiliiga parimaid kindlasti ründevõistkondi ja ka sa vist ise postitasid siin sotsiaalmeediasse neid keskmisi punkte ja sööte ja et selles valdkonnas me minu meelest tegime väga tubli hooaja ja astusime sammu edasi ja selles mõttes olen ma rahul. Milline peab siis olema siis üks meeskond, natukene veidikene tulevikku vaadates ka, et niisugune tummine korralik esiliiga sats, et seal nagu tõsises mõistes läbi lüüa? Noh, jälle, ma arvan, et tegelikult meil ju väga vähe puudu. Sa oleks öelnud, et näed, lõitegi läbi, aga hästi lihtsalt öeldes, kes vaatasid finaali, kes natuke võib-olla rohkem on kursis, ma ütlesin ka kuskil podcastis välja selle, et meil jäi esikohast puudu 2 üle 2 meetrist mängijad, kes kaalusid 110+ kilona.
et nii lihtne see oligi, et kui te vaatate Kadrina Paide koosseise, kes mängisid finaalis, siis neil olid need olemas, need tüübid. Meie kõige pikem mängija järsku, kui ma nüüd ei peast panen, järsku oli Jaagup Pajumets, Joonas Kruusimägi, et 1,98 m, ma pakun niimoodi. Et kõik, ütleme, need eesliini mängijad, kes meil põhikoormus kandsid ikkagi olulistest ja tähtsamates mängudes, olid sellised 1,95 m, 6 m. Kusti küll kompenseeris väga tugevate näitajatega jõusaalis kogu seda olukorda, aga ütleme, sellise hästi suures pildis ei puudu niisugustest klassikalistest korvialustest või niisugustest suurtest tugevatest juurikatest, et esiliiga on oma iseloomult selline võib-olla mitte nii kiire liiga ja nii agressiivne liiga selle kiiruse mõttes, aga ta on jõuline, ta on füüsiline liiga ja seal niisugused kriipsujukudel meestel on nagu raske, et kui nüüd mõelda nagu järgmise hooaja peale, kuidas komplekteerida võistkonda, et olla veel tugevam, veel parem, siis mulle tundub, et me peame leidma kuskilt niisugused paar korralikku Eesti mürakat tammepuud siin, kes suudavad see nügida, trügida ja lükata ja mida iganes, et hästi suures pildis, laias pildis jäi meil 2 niisugusest mängijast puudu. Selge. Puudutan ka kergelt mööda minnes Mareki teemat, et selge see, et oled peatreener, aga ennekõike ikkagi abikaasa ja ka isa. Marek Ruut, siis sinu poeg, kes on, nii kaua mina teda tean, ongi kogu aeg ainult korvpalli mänginud. Sai siin hooaja sees päris raske vigastuse siis treeningul, mis siin ka niisugustel kogenumatel, vanematel mängijatel võttis korraks näo valgeks. Kuidas, kas ja üldse, kuidas see sind mõjutas või jättis see mingisuguse jälje või võib-olla ka võtad siis kokku, mis see Mareki olukord praegu on ja kuidas see kõik kulgenud on? No esimesel hetkel, kui see kõik nagu juhtus, et tegelikult ju jälle seda võistkonda nagu komplekteerides Marekil pidi või oleks võinud olla nagu väga suur roll. Kui ma ei eksi, ta mängis 2 või 3 mängu, järsku sai mängida midagi sellist, et tal oleks olnud kindlasti väga oluline roll, mingitel hetkedel jäi ka tema tüüpi mängijast, mulle tundub ka selgelt puudu, niisugusest rahulikust vennas, kes kuskil paneb oma 300 ära, kuskil endast välja ei lähe, kellegiga tüli ei nori, aga ühesõnaga, kui see kõik juhtus, oli kõik nagu välk ja pauk ja kõik käis nii kiiresti ja mu enda silme ees ja ega keegi ju sellel hetkel ei saanudki nagu aru, et kui tõsine see trauma tegelikult sellel hetkel oli, et lihtsalt sellel hetkel ma mäletan nagu nii hästi ühte hetke sellel samal õhtusel treeningul, kui see kõik juhtus ja Marek istus seal pingi peal ja me Sveniga olime tema juures ja kui nagu Marek kogu südamest ütles, et just kõik hakkas nii hästi minema ja nüüd sihuke pauk. Ja siis me nagu Sveniga vaatasime nagu üksteisele otsa ja mõlemal tuli nagu klomp kurku ja silm läks märjaks ja mõtlesin, mida perset, vabandust, et ma nagu sellist väljendit kasutan, aga ühesõnaga ütleme nii, et õnneks see hooaeg nagu oli nagu nii, nagu kuidas ma mõtlen, nagu põnev ja sihuke, et ütleme nii, et ega ma nagu ülearu kuidas ma ütlen, et ega ma nagu taga ei nutnud selles mõttes, kuidas ma ütlen, ega see ei aidanud nagu kuidagi mind, et ma tegin nagu endaga ikkagi päris ruttu nagu rahu, et teda ei ole, tema jaoks on hooaeg läbi, et vaatab step by step, mis saab ja me peame ilma temata mängima, et selles mõttes ma sain nagu treenerina sellest nagu suhteliselt ruttu üle, pidi ma lihtsalt leppima ja arvestama teiste mängijatega ja võib-olla, kui sellisel halval asjal saab head poolt olla, see juhtus nagu nii hooaja varases faasis, et me saime nagu ikkagi nagu rahulikult selle võistkonna nagu kujundada nagu teistmoodina. Et hooaja teises pooles ega me nagu, kuidas ma ütlen, me teadsime, et teda ei ole. Kui me täna vaatame Eesti meistriliiga ja siin poolfinaale vaatasime kuidas Karl-Juhan Lipsu vigastus nagu viimasel hetkel või ütleme, et mängu viimasel hetkel mõjutas Tartu mängu, siis me õnneks nagu sellest nagu pääsesime,
et seda ei juhtunud nagu sellises otsustavas faasis. See, mis nüüd nagu Mareki seis on, et noh, eks ta peaks seda võib-olla kuskil mingil hetkel sulle endale nagu rääkima, aga seis on selles mõttes raske, et suht ootamatu, see vigastus tõesti oli nagu osutus väga-väga tõsiseks, et ei olnud lihtsalt mingi ACL-i katki minemine või sisuliselt oli põld täitsa puru, küljesidemed ehitati kõik uued kinnituskohad lahti ja mis kõige võib-olla hullem oli ka nagu närvikahjustus ja ütleme siis nii suures pildis, et ka ta täna, kui nüüd sellest on möödas oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, aprill, 8. kuu käib. Ei tea me täna nagu täie selgusega, mis saab üldse, kas ta saab kunagi veel kossu mängida, kas ei saa, et kuidas see närv taastub, et teeb oma harjutusi, käib oma arstide vahet, siin on võib-olla ootame ka täna veel arstide mingit konsiiliumi otsust, kas on vaja veel üks operatsioon teha või ei ole vaja teha, aga ütleme nii, et kõva pauk, kas ta sellest välja tuleb või ei tule, näitab aega, aga ma olen enam kui veendunud, et ta ise annab endast maksimumi, et me veel teda näeksime korvpalliväljakul, ma pakun, et seda veel ei juhtu selle aasta sügisel, aga võib-olla järgmise hooaja jooksul. Et ja ma loodan, noh, ma olen temaga rääkinud, et tundub, et ta nüüd on ka ise mõnes mõttes nagu rahu teinud sellega, et ega tal see endal ka kindlasti lihtne pole olnud ja ühesõnaga hoiame pea püsti ja oleme lootusrikkad ja mina usun küll, et me näeme veel Marekit korvpalliväljakul. Väga tore, seda me kõik ootame ka väga. Tasapisi siin liikudes intervjuu lõpupoole vaatame otsa ka siis hooajale 27 ja 28. 26-27. 26-27. Me võime ju 27-28 ka vaadata. Sorry, vaatame otsa ikkagi hooajale 26-27. Tõesti, esialgu sinna. Mis meil sealt vastu vaatab ennekõike loomulikult suur küsimärk siis selle peatreeneri koha pealt, et mis su enda mõtted on ja mis, ma tean, et siit natukene juba siin podcastis mängumeestes on see Gustase nimi läbi käinud, aga kuidas kommenteerid? No see on selline, no kuidas ma ütlen, et me ei ole nagu klubi siseselt seda nagu arutanud, et minu lihtsalt see seisukoht, me oleme ise nagu omavahel nagu Gustasega rääkinud, Gustas oli siis ka mul ju abitreener, terve hooaja mängis ja oli abitreener, väga vajalikku, kasulikku tööd tegi, et selles mõttes, et ma nagu kuidagi, ma tean, et see kõlab võib-olla niisuguse nagu imelikult või, aga ma tahaks, et me peaks nagu vaatama, mis on nagu klubile nagu parimna. Et mina olen valmis edasi panema, kui on vaja, ma olen valmis teist liigat tegema, ma olen valmis noortega tegema, minu jaoks ei ole probleem, aga me võiks nagu lihtsalt klubis ise nagu maha istuda, vaadata sellele olukorrale otsa ja mõelda, lihtsalt mina olen lihtsalt seda öelnud ja olen ka Gustasele seda otse välja öelnud, et noh, ma ei ole enam esimeses nooruses, ei ole ka võib-olla päris hiidvana veel, aga Gustas on kindlasti selline noor ja auahne treener. Minu jaoks ei ole enam nagu ambitsiooni jõuda Eesti meestekoondise peatreeneriks või ma ei tea, välismaale treeneriks. Et see ei tähenda nüüd kuidagi seda, et ma ei teeks oma tööd tõsiselt või ma ei arendaks ennast või ei hariks ennast või midagi sellist. Et kui klubi, et ühesõnaga kui Kusti tahab nagu või kuidas ma ütlen, et tema arengust lähtuvalt oleks see parim klubile, kui Kusti võtaks selle esiliiga üle, siis mina nagu selles mõttes kätte ega jalga ega midagi muud nagu ette ei pane, aga see peaks tulema nagu ikkagi mulle tundub läbi sellise professionaalse arutelu ja analüüsi ja ei tee ka sellest mina mingit saladust, et minu nagu niisugust südame järgi töö kõige rohkem on niisuguste noortemeeste kiusamine Kossu väljakul, et ühesõnaga ma ei oska sellele küsimusele vastata, et kui klubi tahab, et ma teeksin seda tööd edasi, siis ei ole minu jaoks probleemi seda edasi teha, annan endast parima, kui me leiame, et noh, näiteks ma jätkan järgmine aasta teise liiga treenerina või noorte treenerina,
siis ei ole ka see minu jaoks probleem, et annan endast ka seal parima, et ühesõnaga, ma ei tea, vastus niisugune ebalev, imelik, lohisev, aga no nii see olukord on praegu, et ühesõnaga ma arvan, peaks lähiajal siin kõik Kustasel veel käivad U16 mängud, see nädal vist on pronksi mäng pühapäeval järsku, et ma arvan, kui ta on selle mängu ära mänginud, et siis võiks siin nädala-kahe jooksul maha istuda ja need asjad selgeks rääkida, et ma arvan, et me peaks lihtsalt leidma variandi, mis oleks klubile, võistkonnale ja kogu sellele süsteemile parim. Kõlab hästi. Lõpetuseks võib-olla siis, mida ütleksid, ma ei teagi, kogu sellele tublile niisugune selgelt kasvutõusus olnud publikule, saalis, fännidele, toetajatele vastu minnes suvele ja sealt edasi ka uuele hooajale? No, sa küsisid siin, et kas need hooaja alguse ja hooaja lõpu mingid asjad läksid kokku nagu võistkonna puhul, siis kindlasti hooaja alguses ma ei arvanud isegi kõige, ma ei tea, pimedamas ja hullemas unenäos, et me mängime kevadel play-offi sellises saalis, kus on nagu rohkem inimesi, kui oli eelmise hooaja pronksiseerias või poolfinaalseerias ja see, mis nagu saalis toimus, oli nagu täiesti nagu crazy'na minu silmis. Ma kindlasti ei uskunud seda ja mulle endale nagu tundus juba mõnda aega, et Rapla nagu natuke nagu Rapla see kogukond või korvpalliinimesed, ka fännid ja kõik need inimesed, kes siin seda asja ajavad ja teevad, nagu igatsesid niisuguse kohaliku või niisuguse lihtsama kossu järgi ka. Ja see, ma ei tea, mul ei olegi nagu selles mõttes, kuidas ma nagu ütlen, et ma vahel vaatan neid pilte ja mul ei olegi nagu sõnu nagu seda nagu kirjeldamaks, et kui sa nagu vaatad neid numbreid ja mõtled ka, et noh, et kas või seesama Kadrinas mängides 2000 inimese ees tagasi tulles ma küsisin, kas keegi üldse on mänginud nii suure publiku ees, noh, meil ka nagu vanad hundid seal, siis kõik ütlevad, et umbes ei ole ja me mängisime nagu esiliiga poolfinaali ja kui Raplas oli siin vist mingi 700-800 inimest, oli mängudes, saal oli nagu täiesti täis, et niisugused vanad, täiesti niisugused nagu vanad, ma ei taha öelda head ajad on hiljem kui olnud, aga niisugused vanad ajad tulid meelde. Et mis ma oskan öelda, ma tahan nagu kõiki igat ühte neist kiita, kes selle tee sinna saali leidsid ja eriti ka neid, kes nagu põhiturniiril käisid ja see oli nagu täiesti crazy, et ma väga loodan, et see 4. koht neid nüüd kuidagi ära ei peletanud seal saalis või ka neile tekitas niisuguse tunde, et lähme ja tuleme, teeme järgmine aasta veel suurema asja, et igal juhul minu poolt küll ka isiklikult kõik kõige suuremad tänud ja suur aplaus ja et see oli igati fantastiline, mis kõik toimus, et ja muidugi sind ennast tuleb ka ju kiita ja kogu seda klubi office'i poolt, et ju mängude korraldus ju oli ka ju sisuliselt, ütleme, ei olnud ju kuidagi antud nagu alla selles mõttes, et kui mindi aasta allapoole mängima, et kogu ju mängukorraldus ja kogu see asi oli ju ka täiesti eelnevate aastate tasemel, et ütleme, et kõik nägid hirmsasti vaeva ja kõik pingutasid, nii võistkond, mina, treenerid, see front office, publik ja mulle tundub, et kõik lihtsalt sai õigel ajal õiges kohas kokku ja see asi oli suurepärane. Selge, väga hea, siis ongi nende sõnadega siin see intervjuu lõpetada ja minna vastu siis suvele. Mis sa suvel teed üldse? On sul mingisugune lõõgastumise moment ka, et kus saad täitsa niimoodi chillida ja tunda niimoodi mõnusalt võib-olla alkoholivaba õlle taustal grillida? Me nüüd on niimoodi, et me teeme poistega trenni peaaegu kuni jaanipäevani. On juba viimased aastad nii olnud, et vaikselt teeme ikkagi edasi just üke poolega, jõusaali poolega, kossu vähem nagu ikka. Ootame, kui U16 saab ka läbi see nädal, siis teeme veel edasi. Ja siis pärast jaanipäeva nagu ikka viimased aastad. Autovarustus täis ja sinna, kus on 3000 pluss, 4000 pluss mäed. See mägede armastus on ikkagi sus selgelt sees. Sinna minek 3 nädalaks ja Marek ikka iga aasta küsib, et tavaliselt inimesed lähevad puhkusele puhkama, et te lähete nagu puhkusele nagu hullemalt pingutama kui nagu tavatöö ajal. Aga see ongi mu puhkus, et jah, sellel aastal samamoodi siis 3 nädalaks Alpidesse
on omad eesmärgid, omad väljakutsed järjekordsed, nendest ei taha ette ära rääkida, kuna kogu see mägede asi on ka hästi tihedalt seotud ilmaga. Sa võid planeerida mida iganes, aga ühel hetkel sama päeva hommikul selgub, et see asi jääb tegemata, et sellest võime rääkida kunagi hiljem, mis asjad õnnestusid või mis mitte, aga väljakutsed on suured ja huvitavad 3 nädalat tuleb. Ja siis tagasi ja siis jälle hakkab põhiettevalmistus uueks hooajaks. Selge, plaan on paigas. Igatahes suur tänu, Indrek, sulle kogu selle hooaja eest, nähtud vaeva ja kogu selle panuse eest. Siis lähme aga suvele vastu ja vaatame siis ikkagi vastu ka tasapisi siis ühel hetkel hooajale 26-27. Veel kord, aitäh sulle! Aitäh!